ma olin siin vahepeal siuke tõbine, natuke ikka hääl veel siuke imelik, aga ütleme, et juba päris okei on olla, et ma tegelikult sellest nädalast hakkas plaani järgi nii-öelda liigutamine pihta, aga olen suht nagu slow stardi teinud, sest lihtsalt ei ole võimeline väga palju trenni olnud tegema, aga sõidan 2 tundi rahulikult, täna tundub enam-vähem ilm ka, nii et vast on nice ja siis ma ei teagi, näete igal juhul võtan teid kaasa trenni ka ja siis veel see nädal on meil Red Bulli jooks ka pühapäeval, nii et ma arvan, et tuleb päris pull nädala lõpp, nii et jep, praegu kõik. Tšau! Mis sa arvad, tuleb äge sõita? Ilm on suht hea, aga ma ütlen ausalt, et peale haigust ja vorm ei ole, nagu ma ütlen, rullitada on lihtne siis, kui sa oled heas vormis, aga joosta on palju lihtsam, kui sa oled, ma ütlen, veits kehvemas vormis. Nii et ma arvan, pigem tuleb raske sõita, aga mis seal ikka? Pulss isegi ei ole nii kõrge, kui ma arvasin. Esimese trenni ära vast tavaliselt. Tava ikka, aga ma lähen siis. Tšau! Tšau! Läheme ka tunni pärast. No nii, olen Käärikul, siis ma ütlen ausalt, et alguses oli tunne päris hea, nagu siuke hooaja lõpu suusatunne oli veel sees, aga kui nüüd mida edasi, seda rohkem saad aru, et see vorm väga hea ei ole, aga ei mõnus. Ilm on väga nice ja tuulin on suurt, aga selles mõttes päris nauditav esimene rullitrenni, et vormis parem olla küll, aga seda viga annab parandada, nii et sõidan edasi ja jah, nii on. Tavai! Esimesed 2 rullitundi siis tehtud. Ma ütlen, alguses oli päris mõnus, lõpus läks veits raskemaks. Täna oli megatuul ka muidugi, nii et see ka ei aitanud, mingid kohad olid nagu suht seisid, aga jah, tuleb nagu tunnistada, et kuu ajaga võib vorm päris kehvaks minna, aga selles mõttes jällegi üle pika oli suht mõnus rullitada, nii et jah. Mina tahtsin tead, mida öelda või? No. Et nii raske on riietuda. See on true, jah. Ma läksin ka lõpuks mega kuum hakkas. Jaa, sest ma läksin algul nagu siuke pikka käistega bluusiga läksin jooksma ja tuul lihtsalt oli nii külm. Ma olin mingi, ma mõtlen jaki peale, siis kadus tuul ära. Nii kuum. Tegelikult on 16 juba. Jaa, ja ongi. Okei. Aga jah, ei praegu tõesti evadel mega raske on õiget set-upi neile riietuses. Ja pluss oled veits tõbine ka ja siis ei taha rohkem nagu tõbisõimaks jääda ja siis oled nagu mingi, miks see nii raske on. Aga nüüd sõidame Otepää poole igal juhul ja siis Tartu poole ikka? Jah, tähendab Tartu poole. Ja siis teeme mingi söögi, mul on tegelikult õhtuga pisike trenn veel mingi jooks ja äkki lähme veel toimetama midagi, nii et... Ma peaks tegelikult ehituspoodi minema. Jah, aga vaata. Jep, tuleb ikka. Tšau. Küsite, miks ma diski mängin, vastus on väga lihtne. Õhtu on diski jooks Selvas ja ma lubasin ennast sinna ära. Ma ei tea, millele ma alla kirjutasin, aga igal juhul sinna ma lähen. Eesti meistrivõistlused? Ja siis ma pole maksimalt, mul vist 4 aastat diski käes on, siis ma pean paar viset enne tegema. Ma hommikul jooksin Selvas, tegin oma jõudu ja tangid, nii et kui ma halvasti esinen, siis mul vähemalt vabandus olemas. On ju? Aga olgu, ma hakkan proovida siis. Mööda. Tuul on ka? Kull on see, et see puhan olegi pihta. Palun näita uuesti, mis sa tegid. Ma teen ringi. Ja näed, läkski ju paremaks. Väikest adrekat. Täpselt raske olema. Juba kahetsen, et kirja panin ennast sinna. Ära kahetsen, ilus ilm on. Ei, tegelikult on suht lahe midagi siukest teistsugust teha, nii et... Aga kuna mul on see reaalselt esimene kiirasi peale viimast MK-d, ma ei ole nagu mingi kiirust teinud, siis ma arvan, et mul on nagu päris valus pärast jalgadel. Õhtul lähme sünnipäeval saab kooki palju süüa siis. Mulle, et ma olen suht noob, vaatame kuidas. Olgu, aga vaatame, kuidas tal läheb siis. Oi, oota nii, et kõik mul ju.
Vähemalt õigele poole viskasid. Kuule, see oli parim katse. Aitäh, et ma ennast kirja ei pannud kuskil. Olgu. Nii, Kristjan alustab võistlusega. Proovivõistlusega. Nagu koolijutt. Näe vale lukku. Moonakamm. Tuleb. Vaada mu üks asja. Enne peab ikka seda oma kotti õppima tundma. Nii, teine katse. Samm on veits parem. Oih! Ja läheb. Kristjan ei jäta midagi juhuse oleks. Kõik tuleb ikkagi läbi testida. Kuule aina paremaks lähed. Ujuva asind jah. Oli väsitav asi. Ma suht vormis. Mitu minutit olime viiekas sinna. Jah. Ei ole vaja rohkem treppi. Ei ole ja muidu võtad üle veel jah. See on alati niimoodi, et tundub nagu nii-öelda puhanud suht lihtne, aga ma kardan seda, et mu viimased 2 ringi, ma nagu jõuan taldrikutki käes hoida normaalselt. Ai, pulli saab. Ma ergutan ja terve family tuleb ergutama, nii et... Mul pole OTTMK-s nii palju rahvastist kaasas kui nüüd. Okei, nagu nüüd. Vaatab. Suht soojane, see on mõnus. Jaa, see on väga mõnus. Me vist lähme veits varem kohale ka, siis me näeme, mis teised teevad, siis ma olen vist üks viimastest startijatest. Nii, valmis, mitte valmis. Kristjan on startimisel. Umbes täpselt 9 minutit. No väga hästi. Tahad sekundit ka või? Ei ole tarvis. Kristjan on veits närvis vist. Moona, mis sina arvad sellest? Tubli, läheb. See võistlus on tehtud, aga Kristjan Ilves jõuab siin meil järjekordsesse visketiiru ja see peaks olema temal ka viimane visketiir, jah. Kas nüüd tuleb Kristjan, Kristjan keskendu nüüd ja üks kahjuks siit veel tuleb, ai, 2 mööda ise, kolmas saab 3 trahvi ringi, aga nüüd on finiš silme ees juba. Lõpuks 55. 3. Megast. Räige. Aga muidu oli palju. Aga väga kiire jooksu tegid, jah? Esikoht, Elmos Pusaklubi, Kristjan Ilves, Kalev Ermits, Priit Riks ja Priit Veeroja. No nii, hello. Sõidame Tartu poole. Tupla juba põses, väike taastumine käima. Ma ütlen ausalt, joosta natuke kiiremini kui tavaliselt üle pika aja on päris raske, eriti kui midagi kiiremat pole teinud ka, nii et tuli natuke ikka pingutada, aga muidu oli üliäge võistlus tänud korraldajatele, et mega lahe rada oli Selvasse tehtud ja Väga tugevad konkurendid. Ja väga tugevad, iga aastaga tundub see tase on mega kõvaks ka läinud. Ma just lõpuks panin 25-st 12 mööda ja olin 3. Martin Imma viskas 8, oli esimene, Karel Viigimaa pani 2, oli teine. Jah, eelmine trahviringi ikka 75 meetrit, 3 tuli, siis lõpuks mul tuli mingi jummel ikka korralikult, mingi 800+ meetrit juurde, nii et andis tunda. Aga ei, muidu oli väga pull ja
kordki, ma arvan, nii et jah, igal juhul tore õhtupoolik oli ja nüüd sõidamegi Tartu tagasi ja lähme sugulase sünnipäevale, nii et praegu kõik. Tšau! Tere! Karmen tahtis, et temaga intervjuud tehakse. Oleme tulnud siia minu täditütre sünnipäevale ja siin on väga hea toit. Siin on ka palju toitu. Siin on nagu mega palju toitu alati. Ja eriti see, kui mingi pool päeva on söömata. Sa tuled sööma ja sa tahaks nagu silmadega õksukõhtu lihtsalt ei mahu. Nii palju mingeid maasikaid. Täna on üks päev, kui sa tunned, et sa nagu tuled siia siis nagu sööd mõnuga. Sest päevad sa pole aega süüa on. Aga ei, ilus koht on. Mega ilus ilm on ka. Näita neid sümbri. Mingi järveke või tiigike tähendab. Aga ühesõnaga homme on see, et meie pidu jätkub selles mõttes pidu, et jooksupidu ühes kohas teise. Hommikul vara sõidame Tallinnasse ja siis käime Karmeni sõbranna juurde ja siis lähme Red Bulli jooksule ja siis sealt edasi on meil mingid esmaspäeval üritused. Meil täna algas see 3-päevane ralli pihta. Aga mul on juba suht passi, nii et... Tegelikult on terve nädal olnud selline, kus me oleme igal pool käinud, sest me juba käisime Kristeli enne sünnipäeval nädala keskel ja nüüd me oleme teise sünnipäeval ja siis vahepeal on olnud ka mingid toimetusi, nii et... Aga ei põnev on olnud. Aga ma ütlen, järgmises nädalas saab vist lõpuks niimoodi keskenduda natukene treenimisele värki. Kuigi ma olen treeninud ka ja no me oleme tööbised ka olnud, aga maksi ei ole seda nii teha, nii et naudime siis siin olekut ja näeme varsti. Tšau! Tere hommikust, me jälle teel, kell on varsti 10 saamas. Sõidame siis kõigepealt Karmeni sõbrannale külla, ma vaatame ühte väikest junšot ja siis edasi sealt Red Bulli jooksule. Ilm, kusjuures on päris manna praegu meil päike, kuigi väga soojaks ei lähe, aga 10-11 kraadi, nii et ma arvan, et päris nice tuleb. Aga jah, uni jäi tegelikult veits lühikeseks, oleks pikemalt tahtnud magada, aga mis seal ikka, praegu on elu selline. Aga ei, muidu on tore. Üli fun. Aga olgu, siis ma ei tea, filmid ennast päeva, ma arvan, et üritame päris palju filmida, nii et näete, mis me toimetame, aga praegu tada. Vaheksist kitti tehtud. Nice on olla. Kuidas on? Me kuulesin sorry. Olgu, aga pan edasi. Ma vahen ka. Pitsa saabus, jee! Kui tahad karjuda, aga ei ole häält. Tellisime siis sellisest kohast. Mis sa tellisid üldse? Wow. Ma ei tea, silmad kinni, sest mul oli veits. See on minu parma. Yes, ma vaatan nüüd enda üllatust. Mul on alati üllatused. Wow, beautiful ju. Artichokid ja värgini. Emmikud. Kuule, aga me jääme mantsima siia, siis ma arvan, et täna oleme ühe pitsa välja teeninud küll ja lõbus nädal oli ja näeme juba varsti. Tšau!